Come on, tell me something about this semiotics business. Kultuurisemiotilisest vaatepunktist on semiootikateadus, mis uurib kultuurikeelte vahekordi kultuuris. See tähendab siis seda, et põhimõtteliselt igasugune kultuur põhineb lõputul kordamisel ja iga kultuur töötab selleks kordamiseks välja erinevaid keeli. See algab suulisest kultuurist, meie regilaul on üks kultuurikeel, rahvateater on teine kultuurikeel, rituaalne käitumine, tähtpäevade tähistamine, omaette kultuurikeel, kirjakeel, teaduste keeled ja nii edasi. Kultuurisemiotika eesmärgiks erinevalt teistest teadustest ongi vaadata neid keeli koos suhestuvatena, sellepärast, et kirjandusteadus tegeleb kirjandusega, teatriteadus teatriga, etnoloogid tegelevad kultuuripärandiga ja nii edasi. Aga semiootikal on see eelis, et ta suudab näha tervikut, ta püüab vaadata kultuuri tervikuna ja hinnata kultuuriseisundit vastavalt sellele, kuidas need keeled suhestuvad, nii et selles mõttes semiotika, kultuurisemiotikana just nimelt, tegelebki sellega, et ta püüab anda kultuuri arengust terviklikku pilti läbi selle, kuidas kultuurikeeled vahelduvad, kuidas nende tähtsus muutub ja kuidas tekib tõlkimise või tõlkimatuse situatsioon kultuuris. Semiootika õpetab seda, kuidas tähendused sünnivad, tähendusloomet. Aga tähendused ei ole maailmas ainult mitte meie jaoks, mitte ainult inimeste jaoks. Juba 100 aastat tagasi hakkas Jakob von Uexküll uurima seda, mida loomad teavad, mis on loomade maailmas omamoodi. See ongi üks biosemiotika tähtsaid küsimusi, järgi uurida, mida need teised olendid teavad. Kõik olendid suhtlevad. Kõik olendid suhtlevad, ainult neil on teistsugused märgisüsteemid. Need ei koosne lausetest, aga need on ka tähendusega märkidest. Meie biosemiotikud, meie tudengid, me saame neid tasapisi ära õppida. Ja kui me õpime paremini tundma kogu seda suhtlemise süsteemi, siis me saame ka tasapisi paremini korraldada seda, kuidas koos elada kõikide nende teiste olenditega. Sotsiosemiotika ei ole objektikeskne teadus, seepärast, et ükski semiootiline objekt ühiskonnas või kultuuris ei ole teineteisest eraldatud. Sellepärast on sotsiosemiotika mõtlemisviis, mis uurib kompleksi inimene, keskkond, kultuur, ühiskond. Lasteaed võib tunduda küll viimane inimese vabaduse kants, kuid see on ülimalt petlik, seepärast, et siin koolitataksegi inimlapsed semiootikuteks, õpetades neile kätte, kuidas ühiskonnas käituda. Sotsialiseerimise käigus tehakse neile selgeks rollijaotused ühiskonnas, tähenduste jaotused semiootilises reaalsuses. Nad ei tohi enam mõelda lõppkokkuvõttes näiteks Buratino või Basilio õpetamisel ja rahapuu istutamisel, seepärast, et kui nad prooviksid Buratinole kuskile tühermaale appi minna, siis need ilmselt takistataks.
tähendust tuleb otsida inimeste peadest ja mis funktsioneerib inimeste nii-öelda peade vahel kommunikatsioonis, suhtluses, märgiloomes. Semiootika ei ole mingisugune pehme soft selline, eks ole. Semiootika on asendamatu. Märke on kõikjal. Küsimus on sellest, kas sa paned tähelepanu, aga vastavalt ka huvi, mida selgemalt me anname endale aru sellest, mis toimub loomade elus. Seda paremini me saame neid loomi uurida ja aidata. Praktiliselt ei ole vist liiki, kes ei oleks praegu maailmas ühel või teisel määral hädas. Semiootika tõepoolest aitab. Kui ma ise läksin semiootikat õppima, siis ma pean üles tunnistama, et ma ikka ei saanud üldse aru, mis see on. Aga minule andis see nagu sellise väga hea ja suure avara tausta, et mina ei oleks kunagi uskunud, et ma hakkan tegema ajalehte. Et see avab nii palju mingisuguseid selliseid uksi võib-olla, millest sa ise ei oska veel unistadagi. Mina alustasin oma õpinguid Tartu Ülikooli semiootika osakonnas muusiku taustaga. Ma olin enne pillimängija ja muusikast mõtleja muusikaanalüüsi enda vahenditega. Ja ehkki muusika on ajaline kunst, on muusikateost võimalik ette kujutada ka arhitektuurse moodustisena. Ja nüüd, kui muusikaanalüüsi vahendid võimaldavad meil seda arhitektuurset moodustist vaadata ümberringi, hinnata ja väärtustada selle detailide paiknemist, süvaanalüüsi käigus võib-olla avada uks, astuda sinna arhitektuursesse moodustisse sisse, vaadata, millised on kandvad talad, kuidas paigutuvad toad ja nii edasi, siis semiootika vahendid andsid mulle võimaluse eemaldada selle arhitektuurse moodustise tagasein ja näha, et see ei avane mitte tühjusse ja pimedusse, vaid et teistesse aegadesse ja ruumidesse, teistesse tähendustesse, et kõik on omavahel kuidagi seotud, et me ei ole üksi ja et mõnes mõttes kõik ongi kokku üks. Semiootika on teadus kõigest ja ei millestki, et peaks olema suhteliselt omal inimene, kui leiaks sellele rakendust ükskõik millises eluvaldkonnas. Et minu töös konkreetselt on ta aidanud ennekõike mõtestada lahti seda tegevust nii selle mineviku perspektiivis kui tuleviku perspektiivis. Ärge laske ennast eksitada väärarusaamadest, mis õhus liiguvad. Ülikooli haridus ei ole kutseharidus. Ülikooli haridus on selleks, et sa oleksid haritud inimene. Et haritud olemine on mingisugune kõrgem tähendus, et arusaamine maailmast. Kõige paremad mälestused semiootika osakonnast on ikka nendest inimestest, kes seal olid. Mihhail Lotman ja Kalevi Kull kindlasti on mind väga palju õpetanud. Ja loomulikult terve mõistuse kehastus Silvi Salupere ja väga häid õppejõude on seal küll kindlasti. Kõige sissejuhatuseks ma peaksin ütlema, et kõikidele kahtlejatele ja kõhklejatele rahustuseks, et semiootikaalased algteadmised ei tule tööturul mitte kellelegi kahjuks, mis tahes erialal. Tööelu seisukohalt kõige tähtsam mu enda jaoks on olnud töö muuseumis. Muuseumid on väga oluline osa kultuuri autokommunikatsioonist, sest kui mõelda, siis tegelikult me tegeleme muuseumides täiesti ulmelise asjaga. Tänapäeva teadmiste alusel me valime välja minevikust pärit artefakte, mida säilitada selleks, et need oleksid kõnekad tulevikus. Ja selles mõttes on semiootikul muuseumis hästi palju teha, nii uurijana kui ka muudes töödes.